Täna mul paluti rääkida konkreetselt sellistest asjadest, mis otseselt nagu puudutavad loomapidajaid, kes siis peaksid lambaid nagu pidama ja mis on siis nende ülesanne, et nad teaksid kõigepealt, mida nad peaksid teadma või tegema. Ja kõigepealt siis esmaseks asjaks, millega te peaksite konkreetselt tegelema, te peaksite oma loomakasvatusfarmi registreerima PRIA-s ära. Ilma registreerimata te ei tohi tegelda. Selleks on olemas põllumajandusministri määrus, mis konkreetselt ütleb, et kõik loomakasvatusfarmid peavad olema PRIA-s registreeritud. See puudutab kõiki põllumajandusloomi, nii veiseid, lambaid, hobuseid, kitsi, sigu, linde, mesilasi. Ka mesilad peavad olema PRIA-s registreeritud. Ja seda koordineerib põllumajandusministri määrus 88, mis siis ütleb, et loomapidaja peab PRIA-s registreerima lammaste, kitsede, veiste, hobuste, mesilaste, sigade pidamiseks olevad loomakasvatushooned ja rajatised ning nende pidamine piiritletud alal. Esmajärjekorras oleks teil ikkagi tarvis, kui teil ei ole oma loomakasvatuslaud, lambalaud PRIA-s registreeritud, see võtta PRIA-s siis arvele. Piiritletud ala tähendab seda, et kui teil on ühes territooriumil, teie taluõues on mitu lauta ja te tahate seal kõikides lautades pidada lambaid. Ja tahate nendele 3 või 2 või 10 laudale saada ühe numbri. See on piiritletud ala. Kui te aga võtate ainult ühele laudale numbri, kus te loome peate, siis teistesse nendesse lautadesse neid lambaid te viia ei tohi. Te peate siis neid registreerima piiritletud alal. Te võite nad võtta ka kõik arvele PRIA-s ükshaaval, kuid ma ei soovita seda teil. Mõtelge ilusasti järele, kui teil on mitu lauta oma taluõuel, mis on aiaga piiritletud või metsaga piiritletud, siis on soovitatav võtta see arvele ühe lauda numbriga, mitte võtta neid mitut numbrit, sest kui te hakkate neid loomi seal laudas liigutama, ühest laudast tahate teise viia, siis alati te peate PRIA-le selle infi edasi andma. Nii, ja kindlasti siis, kui te loomakasvatuse farmi registreerimiseks on olemas registreerimise leht PRIA-s, mida te saate konkreetselt kohe täita, tähendab, te saate selle täita ära seal PDF-ina või siis ka paberkandjal. Ja ma lasin printisin mõningad ehitiste registreerimise lehekesed teile välja, et te saaksite vaadata siis, mis teie käest selle registreerimise asjus nõutakse. Kõigepealt muidugi te täidate selle lehe ja esitate selle PRIA-le. Selle loomakasvatustaotluse registreerimise lehe saate te esitada Saaremaal olevale kohalikule PRIA asutusele, mis asub pargi ääres, seal, kus vanasti oli Rahandusministeerium, Maksuamet. Täidate selle lehe sinna ära ja saate ta viia sinna. Te võite ka saata ta Tartusse posti teel või kellel on võimalus saata ta ka emaili teel, siis saate ka selle saata PRIA keskusesse emaili teel. PRIA ametnikel on selle dokumendi töötlemiseks aega 14 päeva. 14 päeva. Siis tuleb teile vastus, näidatakse ära see koht,
kus teil laud tasub ja antakse selle laudale number. Ja see jääbki siis nüüd teile eluks ajaks selle lauda numbriks. Seda te peate kõikidele dokumentidele, mida te edaspidi hakkate täitma, kus küsitakse teil loomakasvatusehituse registri numbrit, siis seda numbrit te peate sinna kindlasti kogu aeg kirjutama. Kõigepealt selle täitmise lehel on selline esimene osa nagu füüsiline isik, seal küsitakse teie käest isiku eesnime, perekonnanime ja isikukoodi. Kui te olete äriühing, siis täidate te teise osa ära. Kui te äriühing ei ole, siis te seda teist lahtrit B osa ei täida, sest seda ei ole vaja. Kindlasti tuleb kirjutada siis ehitise asukoht, kus ta on. See on Saare maakond, linn, vald. Tavaliselt linnas loomakasvatust ei toimu Kuressaare linnas. Meil ei ole registreeritud Kuressaare linna praeguse seisuga mitte ühte lambakasvatajat. Kindlasti tuleb panna siis küla, kus külas teie talu on, ja siis kes vastutab loomapidamise eest, sest kõikide loomade eest peab keegi ka vastutama. Ja seal nõutakse siis teie jälle eesnime, perekonnanime, telefoni, mobiiltelefoni, faksi ja e-posti aadressi, kui see on olemas. Ja siis kõiki neid andmeid te siis kinnitate oma allkirjaga. Teisel pool on siis sellised andmed, mida te kindlasti peate täitma, nagu teine osa on tegevusvaldkond, see on loomaliik. Te peate kindlasti risti tegema lammaste kohta, kui teil on lambad, kui teil on ka muid loomi, veiseid, kitsi, sigu, hobuseid, munakanu, mesilasi, siis kõikidesse kohtadesse te teete ristid. Kui teil neid loomaliike ei ole, siis ei ole risti tarvis sinna teha. Kui teil on nüüd olemas veised või mõni muu loom, siis peate PRIA-le saatma täiendava informatsiooni selle loomaliigi kohta, mida teil PRIA registris ei ole. Nii, ja kindlasti te peate siis märkima ka sinna alla tootmissuuna. Millise tootmissuunaga teil on tegemist? Kuna praegusel momendil on tegemist põhiliselt lammaste kasvatusega, lammaste pidamisega, siis mis te arvate, millise tootmise suuna te sinna kirjutate? Võib ka olla liha tootmine, villa tootmine, võib ka olla piima tootmine, sest on ka piimalambaid, keda kasutatakse piima tootmiseks ja piimatoodete tegemiseks. Nii et praegusel momendil teil on villa tootmine ja liha tootmine. Kuidas on teie eesmärk? Nii, ja kui nüüd ütleme tootmissuund muutub, et enam ei taha näiteks seal liha toota, siis te peate selle kindlasti jälle selle sama infi PRIA-le edasi saatma, et nad võtavad maha teilt liha tootmise, villa tootmise, piima tootmise. Ja selle infi te peate kindlasti saatma PRIA-sse 7 päeva jooksul, kui teil on see tegevus lõpetatud. PRIA-l oli 14 päeva, teil on kõigi dokumentide esitamiseks 7 päeva. Siin tuleb teisi dokumentega, aga põhinõu on nii. PRIA-l on kannete tegemist 14 päeva, teil on 7 päeva. Aga põhimõte on see, et siis see ehitis saaks registreeritud ja need andmed oleksid seal kõik konkreetselt õiged. Sest toetuste saajatega on meil praegu väga suuri probleeme, te praegu kõik mõtlete, mina ei taha toetust saada, Euroopa Liidu toetust pole mulle vaja, ma olen nii pisikene, kuid ühel heal päeval te mõtlete, et ikkagi ma tahaksin toetust saada. Ja siis te olete lõhkise küna ees, kuna toetuste saamist kontrollib konkreetselt meie maja ja meil on teatud juhised, teatud nõuded, see siin on nõndanimetatud nõuetele vastavus, mida me kontrollime seal, ja siis paljud loomakasvatajad, ka lambakasvatajad on hädas, et nendel ei ole kõik asjad okei. Meie ei saa sinna mitte midagi teha, meie fikseerime täpselt tegeliku olukorra, nii kui teil tol momendil varmis on. Ja. Kas toetus eeldab tootmist? Mida? Kas toetus eeldab tootmist?
Toetus ei eelda tootmist. Kui te tahate toetusi saada, siis te teete, aga teatud nõudeid te peate täitma. See ei tähenda, kui te toetust ei saa, et te oma farmi PRIA-s ei registreeri. Kindlasti peate registreerima. See on Vabariigi Valitsuse määrusest tulenev 88, mis ütleb, et kõik loomakasvatushooned peavad olema registreeritud. Kui tootmist ei ole, siis mis siia reale kirjutada? Eesmärk on näiteks aljastus lihtsalt. No tähendab, teil on ikkagi tootmise suund on vilja tootmine ja siis liha tootmine, sest osa lampaid te tapate ära, te tapate ta kas või enda otstarbeks. Ma jõuan sinna kohta välja, sest konkreetselt on öeldud, et lammast tuleb pügada vähemalt üks kord aastas. Üks kord aastas, see on seadus sisse kirjutatud. Rohkem me ei saa nõuda. Üks kord aastas tuleb lammast pügada. Ja siis me küsimegi, vaatame, kui teil lambad on hästi pika viljaga, me oleme näinud, need ajab vilja maha seal ära ja te ei ole teda püganud. Me konkreetselt küsime, et näidake konkreetselt kuupäeva, näidake oma töövahendeid, millega te seda lammast olete püganud või olete kasutanud teenust. Meil on ka selliseid lambapügajaid konkreetselt mandril, kes tulevad ja pügavad teie lambad ära. Ja siis me küsimegi, et näidake neid dokumente, mis ajal te oma lambaid pügasite või kes teil pügamas käis? Tootmine tähendab siis ka mitte ainult ärilist eesmärki? Mitte ärilist eesmärki. Te toodate ka endale. Te toodate ka põhiliselt endale ju tooteid. Te toodate endale tooteid. Aeg-ajalt te ei saa ju oma lambakarja lasta seal miljoni pealiseks. Te peate ikka neid ju hakkama realiseerima näiteks. Kui teil on ka 10 tükki, vanad lambad, tuleb ju tappa tähendab. Osa teil hukkub näiteks. Seal on väga paljusid probleeme. Põhiline on ikkagi teil siis vilja tootmine ja liha tootmine. Põhilised on need. No te ise otsustate, kumba te rohkem tahate. Sest on ka otseselt spetsiaalseid lihalambaid, mida kasvatatakse liha saamise eesmärgil. Osa lambaid kasvatatakse vilja tootmise eesmärgil ja neid pügatakse hoopis sagedamini. Aga lambapidamise eeskiri ütleb, et lambaid tuleb vähemalt pügada üks kord aastas. Kõik selle kohta. Nii ja siis kinnitate oma andmed seal teise lehekülje peal ära kõik ja läheb ta PRIA-sse ja tuleb teile siis see numbrikene ära sealt. Nii ja ühesõnaga ja kui te olete nüüd need lambad PRIA-s registreerinud, ära saate farmi numbri, teie lambad peavad olema kõik identifitseeritud. See tähendab, et nendel peab kõrvas olema number. 2 kõrvas peavad olema identsed ühesugused numbrid, mida väljastab teile jõudluskontrolli keskus. PRIA neid numbreid ei väljasta, neid väljastab jõudluskontrolli keskus. Jõudluskontrolli keskus asub iseenesest Tallinnas, kuid tema osakond asub Kuressaares Kohtu tänav 10. Teisel korrusel, seal, kus vanasti asus PRIA. Sealt te saate neid numbreid tellida. Ja numbreid saate tellida ka posti teel. Ka PRIA väljastab numbreid teile posti teel. Kuid lihtsam on ikkagi neid numbreid tulla võtta koha pealt. Ja tähendab, lammastel on 2 numbrit mõlemas kõrvas, need on identsed ja need on kollast värvi. Kitsede numbrid on samamoodi mõlemas kõrvas, kuid need on punast värvi. Nii, et ja kui lammas on kaotanud numbri kõrvast ära, siis te peate koheselt sel samal päeval või järgmisel päeval, kui te avastate, et lambal on number kõrvast ära kadunud, esitama PRIA-le jälle taotluse kõrvamärgi kadumise kohta või siis loetamatuks muutumise kohta. Ja selle kohta on jälle mul anda teile üks lehekene, et te saaksite vaadata, mis andmeid te peate siis sinna kõrvamärgi kadumise peale esitama. Need on kõik, ma rõhutan, need on kõik PRIA kodulehe peal olemas, neid te saate sealt vaadata ja täita seal, kui te otseselt tahate. Ja selle te peate koheselt ära saatma. Aga kas isegi siis, kui on alguses 2 kõrvas number ja üks nendest on ära kadunud?
Kordusnumber, te tellitegi kordusnumbri, see ongi, tähendab, see ongi, pealkiri ongi kõrvamärgi kadumine või loetame üks muutumine kordusnumbri saamiseks. Ja PRIA annab teile teise täpselt samasuguse numbri, mis lampal teil oli. Ta ei saa... Jõudluskontrolli keskus, jah, jõudluskontrolli keskus annab selle. Ma kohe küsin, et milline oleks nüüd optimaalne, et nagu nii väikesele ei taha ju haiget teha, eks ole, 6 kuud, siis ta on juba nagu, ütleme, et kas ikkagi, ütleme, kui nad sünnivad, see on ikkagi, ütleme, talveperiood, et enne kui siis välja? 6 kuu jooksul vähemalt peavad olema talled märgistatud, soovitaksin teil nad panna ikkagi võrdlemise varakult kõrva, sest nii te tahate ju enda karjast ka võtta järelkasvu, te tahate võtta järelkasvu, et siis on teada, et selle mille järgi te omal järelkasvu valite. Te valite omal järelkasvu põhiliselt ju lambapiimakuse järele, kuidas ta oma talli üles kasvatab, palju lambal piima on, kuidas on ema lamba vill, nii, mitu talle ta teil toob, kas 2 või 1, kas see mängib suurt rolli. Siis vaatate ka isa, mida te paarituseks kasutasite. Kuidas oli isa? Need tulevad kõik hiljem välja, et lihtsam on ikkagi varakult see tall ära märgistada. Kuid, ma rõhutan, keegi ei käsi teid, 6 kuud on aega. See on teie otsustada. Aga jõudluskontrolli, kes teevad, on jõudluskontrollis, nendel on koheselt nõue sees, et nemad peavad sünnipäevast kohe talled ära märgistama. See on sees. Aga sellisel obilamba kasvatajal nagu teie ei pea ta kohe olema. Kui te tahate minna jõudluskontrolli, et hakata oma lammastel jõudlust tegema, vaatama, hindama neid, siis tulevad teised spetsialistid kohalevad, siis peavad olema numbritel koheselt kõrvas. Nii, ja nüüd järgmine nõue. Loomapidaja peab pidama nõuete kohast arvestust tema poolt peetavate lammaste üle ning säilitab arvestusdokumendid 3 aasta jooksul, alates põllumajanduslooma karja toomise kuupäevast, hukkumise, kadumise või tapmise päevast. Nüüd jõuamegi järgmise asja juurde, et teil peab olema arvestus oma loomade üle. Kus te siis märgite teatud asjad ära? Kindlasti, mis teil peab seal olema märgitud, teil peab olema seal, ma lasen liikuma ka siit järgmise sellise näidislehe, seda nüüd otseselt PRIA kodulehe peal ei ole. See on töötatud välja, tähendab loomaomanike poolt, lambapidajate poolt, meie poolt ja vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest, mis siis selles arvestuse vormis peaksid olema. Kõigepealt peab seal arvestuse vormis olema registreerimise number. Nagu te näete, loomapidaja aadress, nimi, ehitise register, loomaliik, lammas, rist. Siis on registreerimise number, see on see number, mis on teie lambar kõrvas. Või te tõite lamba kuskilt muult karjast, siis panete selle numbri sinna kirja. Järgmine on sünnikuupäev, millal see lammas teil konkreetselt sündis. Nii, sinna te peate panema ka siis selle talle sünnikuupäeva. Tal numbrit ei ole, kuid ta jääb ilma numbrita ja kuupäev on seal kirjas. Järgmine on sugu siis, kas ta on hutt või on ta jäär. Siis on tõug. Mis ta siis on, kas on ta teil Eesti valgepealine, Eesti tumedapealine, on ta teil piimalammas või mingi muu teine tõug. Ja soovitatav oleks märkida ka sinna ära siis tema värvus, kas ta on musta värvi või valget värvi või hall või on ka kirjused, et see on soovitatav, aga kindlasti see peaks olema. Nüüd peaks olema seal ka ema number. Nii, tallele nüüd ei olnud numbrit, kuid sinna alla te peate nüüd sellesse lahtrisse kirjutama selle ema numbri, millise ema tall ta on. See peab olema seal. Nii,
Siis on, tähendab, karja toomise kuupäev. See on eelmise loomapidaja andmed. Kui te ostate naabri käest lamba, siis te peate need andmed sinna sisse kirjutama. Ühesõnaga, ja ka tema ehitise numbri, kus ta tuli, mis ehitisest ta tuli. Nii, ja siis on Priias veel üks leht, mul seda kaasas ei ole, kus te peate siis uuesti näitama, et te olete selle uue looma omanik ja vana looma omanik peab näitama ka seda Priiasse, et ta on selle looma teie varmi andnud. Kuid teie peate selle looma kindlasti enda varmi üles võtma. Nii, ja siis on järgmine osa on karjast välja viimine. See tähendab seda, kas ta tapsite ta, viisite ta lihatööstusesse, tapsite ta kodus enda tarbeks, suri ta teile ära või kadus ta teile ära. Need asjad te peate kindlasti sinna kirjutama, tähendab, põhjus on tapmine oma tarbeks, hukkumine, müüdud, ükskõik, mida te sellega teete. Ja kui te annate ta nüüd uuele loomapidajale, siis kirjutate ka selle uue loomapidaja nime, aadressi ja ehitise numbri sinna peale. Teie loomad võivad tulla ka teile välisriigist sisse. Siis tulevad nad juba vastavalt välisriigi sertifikaadiga. Ja see sertifikaat täidetakse välisriigi järelevalveasutuse poolt ja eeltäidetud sertifikaat tuleb juba meie majja. Nii et meie teame seda vähemalt 48 tundi ette, et teie majapidamisse tulevad selliste numbritega lambad. Meie kontrollime seda. Teie saate ka oma loomi välisriiki saata, kui te tahate. Siis pöördute meie maja poole ja meie küsime teie käest terve rida dokumente, mida te peate meile esitama. Ja meie paneme täpselt samamoodi selle sertifikaadi teele sellesse liikmesriiki või kolmandasse riiki, kus te oma lambaid tahate müüa. Nii, ja selline arvestus teil peab nüüd koha peal olema ja seda te peate säilitama 3 aastat. Seda on võimalik teie käest küsida 3 aasta andmeid. Jah? Minul ei ole selline küsimus, kas piisab sellest tabelis, mis on Priias või mul peab eraldi paberi peal olema? Teil võib olla, kui teil on võimalus, et teil on Priias register olemas ja kui te Priias täidate selle tabeli, teil on kodus internetiühendus olemas, et selle saab sealt välja lasta või seda saab sealt kontrollida, siis aitab ka see. Ei pea olema seda, kuid kui me vaatame seda teie e-Priia välja trükki, kui me tuleme, siis on teil siiski ikkagi mõningad andmed, ma ei ütle mitte teil, vaid need, keda me oleme kontrollinud, on suurem osa andmeid puudu. Ei ole seal kõiki neid andmeid, mida nagu peaks olema. Ja nüüd ongi, toetuse saamisel on sellised, et järelevalveametnik vaatab, kui te saate selle koha peal ära kohe teha, okei. Me pigistame selle silma kinni, et te parandasite selle meie juuresolekul ära. Kõik on okei. Kuid e-Priias seda enam me nii ei saa lasta teha. Meil on öeldud, et kui pisikesed puudusi esineb, no tuleme sinna, ma saan aru, lambal on number kadunud. On küllalt sellised juhtmed on. Ja ta ütleb, et näed, et ma eile vaatasin ja kõigil olid numbrid kõrvas, et võib-olla ma ei näinud seda hästi, aga mul on number olemas, ma olen toon tangid ja ma löön kohe selle numbri kõrva, tal on loom märgistatud. Me ei tee sellest mitte mingisugust probleemi. Ta pani selle kohe sel momendil korda ja asi korras. Aga võib täita seda e-Priias ka, jah, aga arvestus teil peab olema. Arvestus e-Priias on ilmselt samasugune vorm, ma arvan seda. Ei ole päris. Põhiliselt jah, need karjatoomised ja need asjad. Jah, aga vaata, siin on konkreetselt selle põllumajandusministri määruses on konkreetselt öeldud, tähendab, see ongi põllumajandusministri määrus 128, paragrahv 12, mis konkreetselt ütleb, millist arvestust peab loomapidaja pidama. Aga seda vormi ka kusagilt elektrooniliselt? Ei, seda vormi ei ole elektrooniliselt kuskilt saata. Me oleme seal ise nagu välja töötanud ja jaganud seda loomapidajatele seoses selle CSS-i nõuetega, et missugused andmed nad peaksid missugused andmed peaksid olema. Nii, selle kohta on siis kõik, tähendab. Et, ja siis, kui teil on see loo hukkunud,
siis 7 päeva jooksul ikkagi te peate need asjad PRIA-le saatma. 7 päeva jooksul. Rõhutan veel kord, on teil aega. Nii, ja siis te peate veel pidama arvestust loomade ravimise kohta. Milliseid ravimid te olete oma lammastele kasutanud? Seda näidist mul ei ole, kuna ma leian, et iga loomapidaja peab seda arvestust natukene isemoodi, kuidas nad seda peavad, kuidas nad on, kuid põhimõtteliselt peaksid seal olema kirjutatud kindlasti tähendab järgmised andmed. Teil peavad olema looma ID-number, identifitseerimise number, kindlasti seal kirjas, või siis, kui te teete parasiiditõrjet, sest vaevalt, et te hakkate parasiite, seda ussirohtu igale lambale üksikult sisse andma, te annate selle sisse ju ikkagi grupiviisiliselt. Ja siis kõik selle grupi lammaste numbrid peavad seal kirjas olema kas lehel või vihikus. Siis peab olema teil kindlasti selle ravimi nimetus, millist ravimit, mida te seal kasutasite. See kirjutatakse veterinaarapteegist välja või annab teile seda volitatud valla loomaarst. Teid teenendav arst annab teile selle ravimi ja selle ravimi nimetus peab kindlasti seal kirjas olema. Siis peab seal kirjas olema ka kogus, kui palju te seda andsite ja see kogus tähendab seda, et arst ütleb, et 5 grammi 3 kilogrammi kohta. Ma toon selliseid näiteid. No. Nii, lammas kaalub teil 10 kilo, 5 kilo, 3 grammi oli kilogrammi kohta, siis te kirjutategi 3 grammi kilogrammi kohta ja saate 30 grammi andsid selle lambale. Kui teil on lambarühm, siis enam-vähem arvestate selle koguse ära, palju te panete 3 grammi ussirohtu ühelgi lambale ei anta, ma ütlen muidugi. Need on natukene suurema, hoopis väiksemad kogused. Et kirjutate ka selle koguse sinna ära. Ja kelle käest te selle ravimi saite? Kas andis selle ravimi teile volitatud valla loomaarst või teid teenendav loomaarst või saite selle apteegist retsepti alusel, mille kirjutas teile välja tegevusloomaaarst või volitatud loomaarst. Siis, kui te saate selle ravimi kätte apteegist, siis apteek teile annab kindlasti ravimi kasutamise juhendi kaasa. Te peate seda küsima sealt. Ja kui on see ravimi juhend teil olemas, siis ei pea seda ravimit sinna üksikasjaliselt välja kirjutama, vaid te kogute nad kõik kokku. Jah, teil peavad olema nad kõik koos ja siis ei pea seda arvestust pidama. Aga nii ta peab olema. Ja seal on siis ka apteegi nimetus, aga Saaremaal ei olegi, on üks ainukene apteek, kus te ravimid saate. Ja see on Valjala Jõusuda tehase apteek. Taluapteek ei ole meil apteek, tema on loomakliinik. Ja nemad ei tohi väljastada teil retsepti alusel ravimeid. Ta saab teile anda ravimi, kui ta on käinud teie looma koha peal vaatamas, sest sinna ravimi sellele juhisele, mis ta kirjutades ka need loomanumbrid, kellel te need annate konkreetselt peal. Ta peab looma käima vaatamas. Ta võib teile anda, sest nad ravivad suurloomi. Ta tuleb koha peale, vaatab ja kirjutab teil ravimi nendele loomadele. Sama käib ka ravimsöötade kohta, aga üldiselt lammastel ravimsöötasid väga vähe kasutatakse. Ma ei mõtle ravimsööda all või ravimete all ka selliseid mineraale, mille kohta te arvestust ei pea pidama. Need on lakukivid, soolakivi, koobalt, mis on nende kivide sees. Kuid kui te annate puhast koobaltit, siis kindlasti peate selle üles kirjutama. Kui on vajadus. Siis on kindlasti sinna tarvis kirjutada, mis kuupäeval te seda ravimit manustasite ja kes andis. Kui te annate seda ussirohtu ise, siis kirjutate enda nime sinna. Kui annab ussirohtu arst, siis kirjutate arsti nime sinna.
Ja siis igal ravimil on keeluaeg. Keeluaeg tähendab seda, et selle aja jooksul ei tohi siis seda looma näiteks tappa või piimalamastel piima müüa, kasutada toiduks. Seda ütleb juba siis arst, mitu päeva on keeluaeg, kas 7 päeva, 10 päeva peale viimast manustamist. Need on ravimiarvestuses vajalikud asjad ja need peavad olema teil ka kättesaadavad 3 aasta jooksul. Võidakse neid kontrollida. Kui te ravimist ei tee, siis selline arvestus peaks teil ikkagi olema kuskil vähemalt, mida te peate kirjutama, mida ma siin rääkisin. Et see ei tähenda, te ütlete, aga ma ei ravi üldse. Aga arvestus peab olema, sest me kontrollime ka tegevusloaga loomaarste ja volitud arste, kes samamoodi ravivad ja nendel peavad jääma täpselt samad dokumendid, mis ta teile on andnud. Meil on mitmeid juhuseid olnud, kus loomaomanik ütleb, aga ma ei ole üldse ravinud. Kontrollime volitud loomaarste, kes seda teenendab, palume ta dokumendid tuua meie majja ja tuleb välja, et nad on andnud selliseid ravimeid loomaomanikule. Nii et küsige ravimi arvestuse lehti, kui te ise seda arvestust ei taha pidada. Nii, see on nüüd ravimi arvestuse kohta kõik. Kas teil on küsimusi? Küsige nüüd. Ja siis veel, mida te peate teadma, et põllumajandusloomadele, lammastele ei tohi sööta loomset proteiini. Ja seda tavaliselt ei söödeta. Ma ei mõtle loomse proteiini all piima, mida need väikesed tallekesed emalt imevad, see on lubatud, kuid loomse proteiini all lammastele ei tohi sööta, tähendab loomseid valke sisaldavaid söötasid. Need on liha ja kondijahu, verejahu. Neid ei tohi sööta põllumajandusloomadele ja neid ka tavaliselt ei söödeta. Nii, ja siis see oleks selle proteiini söötmise kohta kõik. Kui te nüüd kasutate jõusööta, siis te peate ka vaatama, paljud jõusöödad sisaldavad siiski loomset proteiini, mida võib sööta jälle teistele loomadele, kui mitte põllumajandusloomadele. Nii et seda peate siis ka sealt kotimärgistuse pealt vaatama, kas ta sisaldab loomset proteiini, kondijahu, verejahu, põhiasjad on. Sellised kollageenseid loomseid proteiini ma ei ole kohanudki meie maakonnas, et keegi oleks neid kollageene seal oma loomadele manustanud. Ja te kindlasti ei kasuta ka selliseid dikaltsiumfosfaate ja trikaltsiumfosfaate. Need on erandjuhul, kui määratakse neid loomade ravi söötmiseks. Neid ilmselt ei kasuta. Nii, nüüd on järgmine asi, mida te peaksitegi konkreetselt teadma, et kui teil mõni loom, lammas ära sureb, siis kindlasti te peate selle looma surmast teada andma teid teenendavale volitatud vallaloomastile. Kindlasti. Ja see on sellepärast, et lammastel esineb ohtlikku haigust, see on spongiformsed entsefalopaatiad, nõnda nimetatud TSC haigus. Inimesel seda esineb ka veistel. Inimesel nimetatakse seda Jakob Kreipsegi haiguseks. See on nõnda nimetatud lihtkeele ära seletatud teile närvinähtudega haigus. Kui te mäletate siin aastaid tagasi Inglismaal haigestusid ju veised ja inimesed sellesse haigusesse, see on sellepärast, et ta tuleb siis kohale, vestleb teiega, küsib, millised kliinilised tunnused olid sellel haigusel, kui see lammas ära suri. Ja te siis vastate ja selle alusel ta siis otsustab, kas ta võtab teie lambalt ajuproovi selle haiguse uurimiseks või ei võta. Üldseisukoht on praegusel momendil selline, et me praegusel momendil lambaid sellele haigusele enam ei uuri.
ja alates sellest aastast, sest pikka aega me võtsime neid ajuproove ja uurimistulemused olid negatiivsed. Veised uuritakse sellele haigusele alates 72. elukuust. Varem oli 30 elukuud. Nüüd Euroopa Liit pikendas seda tähtaega, kuna juhtumid ei ole olnud, et siis mitte koormata laboratööd. See proovi võtmine on tasuta, selle eest ei maksa, valitud arst viib selle ise laboratooriumi. Sellega teie tegelema ei pea. Nii, ja siis mida tahaksin veel rääkida teile, et te peaksite kindlasti teadma, millised on siis need ohtlikud loomataudid või haigused, mille puhul te peate kindlasti informeerima teid teenendavat valla volitatud loomaarsti või siis tegevusega loomaarsti või siis otseselt helistama kohe Saaremaa veterinaarkeskusele. Ja need haigused on siis suu- ja sõrataud, tekivad villid suhu, sõrapiirtele. Siis on kindlasti, kui te peate veiseid, veiste katk, surevad automaatselt, väikemäletsete katk, see puudutab lambaid konkreetselt, sureb teil korraga palju loomi, ilma faktiliselt haigusnähtudeta. Lammaste kataraalne palavik, palju lambad on teil palavikus, loiud ei söö, võivad ka kõhud lahti olla. Irvede episootiline hemorraagia, see tähendab seda, et metsas irvedel on kõhud lahti ja roe sisaldab verd. Lammaste kitsed rõuged, tekivad rõuged, tähendab rõuged tekivad igale poole kehasse, kuid suu- ja sõrataudist saab rõuged eraldada selles, et nad on põhiliselt suu limaskestel ja sõrgade vahel. Rõugeid võivad olla ka mujal limaskestadel. Siis läheb veel sigade Aafrika katk, mis puudutab veel ohtlikke haigusi konkreetselt, mida te nagu peaksite teadma. Nii, nüüd olen ma üldjoontes rääkinud ära sellised asjad, mida te nagu peaksite teadma, nagu algajad, loomapidajad, sest mulle öeldi, et tuleb rääkida nii, nagu algajatel loomapidajatele.